kõigile, Merksu täna siin ja meil on käes 6. aprill ja meil on käes siis juumi hauli aeg. Võtame oma mugava asendi. Võtame oma mugava raseda asendi sisse ja alustame selle hauliga. Esimeseks asjaks on siis selline kiik, mille ma tellisin Rovenile. Kas seda nimetatakse kiiguks? See on ripp-pulk. Kui te pole varem minu kanalit vaadanud, siis ma absoluutselt ei oska rääkida, mis asju ma näitan, seega kannatage ära. Ja kuna ma olen rase, siis mu mõistus üldse ei tööta, seega praegu on olukord veel hullem. Tellisin Rovenile sellise rippkiigu, sellepärast ta käib meil praegu võimlemas, talle väga meeldib rippuda, ronida, kukerpalli teha, eriti seda teiste inimeste peal. Seega ma mõtlesin, et nagu oleks vajalik talle selline nagu pulk ronimiseks nagu ahvidele, sest Roven on meil väike ahvipoiss. Ja ma pean selle vanaema juurde ülesse panema, sellepärast me oleme üürikorteris ja siia ei või mitte midagi panna, seega suht fail, aga see tundub päris asjalik olevat, siuke äge ja kuna mul on teine laps ka tulemas, siis saab tema ka sellega mängida ja rippuda. Seega 2 ühes. Jah, ma sain sellega vastu pead. Ma ei taha sellest rääkida. Nii, järgmiseks on siis beebile vanni iste silikoonist. Selline pehme, saab mudida ja mulle jäi see silma juba päris ammu ja ma mõtlesin, et teise lapsega ma kindlasti soetaksin endale selle, et ma saan ta Roveniga koos vanni panna, et vähemalt ta saab siin lebotada, vaadata, mis Roven teeb. Ma saan ilusti ta juukseid pesta. Et ma arvan, et see on ikkagi asjalik. Roveniga väga palju ei kasutanud. Ma tavaliselt läksin temaga koos vanni, aga nüüd kui mul on ju 2 last, siis natukene kitsaks läheb seal, kui ma tahaksin 2 lapsega vanni minna, seega ja asjalik. Järgmiseks on selline musliin lapikene jälle. Mul on sellised väiksed ka, aga seekord ma tellisin siis sellise suurema, mida saab talle peale ka panna või alla panna või pähe panna või ükskõik kuhu panna. See on selline pikk. Ma arvasin, et ta tuleb nagu ristkülik pigem. Et ta nagu teki moodi, aga üldiselt sellega on hea kusjuures vannis ka kuivatada. See võtab hästi seda vett sisse endale, aga väga armas on ja mulle meeldivad need Juumist, need musliinlapid, need on väga kvaliteetsed, sellised paksust riidest ja tundub, et nad imavad väga hästi vedelikku. Järgmiseks soetatud, ma pole lahtigi seda teinud. Ja see on selline korvikene ja mul on esialgne plaan panna see siis beebi voodi külge rippuma. Siia ma saan panna siis, mis ma siia panna saan? Mis ma tahtsin? Lutit tahtsin siia panna. Rovenil oli mul ka selline väikene luti karbikene alati voodi küljes, et nii tüütu on neid lutte alati otsida, sest need kaovad kogu aeg ära, et siis põhiliselt on nagu üks koht, kus sa saad neid hoida. Hiljem, kui beebi voodi küljes ei kasuta, siis saab selle ka tavavoodi külge panna, siia saab raamatuid panna. See on selline hästi universaalne. See on siis eemaldatav, et selle saab ilusti pesumasinasse ka panna. Ja vaadake, siin on sellist 2 klambrit ka. Siia on ka päris nunnu neid lutikisi rippuma panna. Ma oleks muidugi roosa võtnud, aga roosat ei olnud, oli ainult see halli värvi. Siin on võrk ka, aga see hall on ka väga kena. Järgmiseks on siis termos veepudel. See näeb üliilus välja, nupuga, vesi on sees, paelakesega. Ja ma tellisin selle ja ma olin alguses megasillas. See töötas nagu ülihästi ja enam see ei tööta. Selles suhtes ma ei saa nagu aru, vahepeal nagu töötab ja siis jälle ei tööta.
ja megatüütu on siit seda vett nagu imeda, kui siit ei tule mitte midagi. Mul oli esialgne plaan võtta see kaasa siis sünnitusmajja, kuna siit on hästi mugav juua, aga see isegi tilgub nagu vett, mis mulle ei sobi. Mul on vaja midagi, mida ma saan juua niimoodi, kui ma olen pikali sünnitamas. Ma Instagramis jagasin ka seda, ma olin üliõnnelik, soovitasin ka seda, aga sorry, lihtsalt ajaga osad tooted lihtsalt keeravad sulle käkki ja ma ei soovita seda. Mul on kõik asjad segamini, seega pilla-palla võtan siit ettejuhtuvaid asju. Ma olen tellinud Juumist neid korpuseid, ma leidsin ülihead korpused, mis mulle meeldivad. Ma alati saan komplimente, et oi, kui ilus korpus sul on. Ainuke asi, mis nende korpustega on see, et see rõngas hakkab siin lipa-lõpa käima. Mul oli enne selline musta värvi ja ma tellisin nüüd siukse roosa, sest mul on roosa hullus praegu. Aga jah, see rõngas mingi nädalaga hakkab lipa-lõpa tegema. Aga see ei heiduta mind ja mul on autos see magnet ka, kuhu ma saan siis telefoni kinni panna. Paljud küsivad, et millega ma pildistan, siis see on iPhone 8 Plus, see on see suurem ja vaadake, milline mu telefon tagant välja näeb. Ja see on täiesti sodiks kukkunud. Ma ise ükskord kukutasin selle maha ja siis Rovenil on ka paar korda kukkunud, aga see toimib. Ja kui talle ilusti korpus ümber panna, siis on nagu ja, aga jah, praegusel hetkel ma ei plaani uut telefoni osta, sellepärast, et ma ostsin just uue arvuti. Mul läks arvuti ka katki. Ma tahaksin endale uut filmimiskaamerat ka. Aga ma ei tea, kas te olete rahul selle video kvaliteediga, mis praegu on? Minu arust võiks olla natukene parem, aga see on nagu minu enda arvamus. Ma arvan, et tegelikult vahet ei ole, et peaasi, et ju videosid teen, on ju. Seega ma nagu ei kiirusta. Järgmiseks on selline asi, mis ma tellisin Rovenile ja seda soovitas ka tema hambaarst, et ma võiksin proovida. Seda sellepärast, et talle ei meeldinud üldse hambaid pesta. Ja nüüd viimased 2 kuud ta on mul lasknud niimoodi hambaid pesta, et ta teeb suu lahti. Muidu oli pidevalt meil röökimine, karjumine, jonnimine ja ta ei lasknud nagu üldse pesta. Mulle isiklikult tundub, et see ikkagi ei tee oma tööd nii hästi. Ja ma olen paar korda seda kasutanud, aga ei, ma kasutan ikkagi tal vahelduva eduga elektrilist hambaharja ja siis tavalist laste hambaharja. Ma jätan selle siiski alles, et ma saan seda teise lapse peal ka katsetada. Kui tema ka ei taha hambaid pesta, siis see on nagu hea variant, kuidas nagu taha hammasteni pääseda kuidagi viisi. Väiksematele peepsudele ka, kellel võib-olla ei ole veel hambaid, siis on hea sellega hambaid nagu sügada ka. Ja, hambaid on sellega kindlasti hea sügada ja seda närida. Aga jah, ma hoian selle ikkagi peepsu jaoks alles. Wow. Järgmiseks on mul siin kell. Ja see on elektrooniline lauakell. Ja see on siis LED-valgustiga ja see valgustab siis kellaaja lakke seinale ükskõik kuhu sa tahad. See oli üks selline asi, mida ma kohe tahtsin, kui ma teadsin, et ma jään rasedaks. Sellepärast, et uus peepsu ärkab kogu aeg üles öösel ja ma olin nii tüdinud sellest, et ma pidin alati vaatama telefonist, mis kell on. Roven siiamaani ronib meie kaissu hommikuti või keset ööd. Seega mul on hea kohe vaadata, et mis kell on, et kas ma viin ta oma tuppa tagasi või lasen tal meie juures olla. Värsketele vanematele soovitan kindlasti. See teeb nagu selle öise kellaaja vaatamise väga palju mugavamaks ja sa pead lihtsalt kuskile lakke või seina peale vaatama. Siin on siis LED numbrid tulevad, seda valgust saab siis heledamaks, tumedamaks panna. Seda saab siis seina peale lasta, siin on selline laser nagu, siin on raadio, saad äratuskella panna, siin on peegel ja üliäge asi. Ma olen sellist nagu väga kaua otsinud ja poodides ma ei ole leidnud, aga Juumis oli ja ma tellisin selle juba väga varakult endale ära.
Järgmiseks on siis pisikesele Peepsule roosa õunakausikene ja see on siis iminapaga. Ja see on nii armas. Ja Rovani kogu aeg kasutasin ka neid silikoonist kausikesi, et algul nad ju kipuvad neid loopima, mis iganes, et nad endale ja teistele haiget ei tee. Võtsin ka siis sellised lusika ja kahvli. Muidugi natuke vara on nende jaoks, aga ma tellisin ära, sest need on nii armsad. Ja nendega saab siis harjutada söömist. Need on sellised, et saab niimoodi teha ja süüa. Tellisin ühe asja veel sinna haiglakotti. Beebi asjade kitt. Siin on siis juuksehari, käärid, kraadiklaas, pump, küüneviil, kamm. Tegelikult mul on, siin on siuke hambari ka silikoonist väikestele peepsudele. Üldiselt mul on need asjad kõik olemas, aga mulle meeldis see mõte, et kõik on nagu ühes kohas ja kui midagi vaja on, siis on võtta, isegi kui neid asju on topelt, sest need kipuvad ära kaduma ja siis on nagu mega tüütu neid otsida kuskilt. Mulle täiega meeldivad need tavalised kraadiklaasid, isegi beebide puhul. Mul on ka see, mis pannakse otsa ette ja kõrva kaudu mõõdetakse. Aga see on niimoodi nibin-nabin, et kui ikkagi päris korralik palavik on, siis ma toda kraadiklaasi ei usalda, vaid alati kraadin nende tavalistega. Nii, ja meil on siin selline beebimängumatt. Okei, aitab. Jah, siin on erinevad sellised helid, mis selle puhul on natukene miinus on see, et see on nii kõvasti lihtsalt. Ma ei kannata väga seda heli, see lihtsalt karjub ja ma ei saa seda vaiksemaks mitte kuskilt panna. See on nagu natukene miinus, aga üldiselt näeb see väga armas välja. Siiski see on natukene pisikene, ilmselt ta siin väga kaua olla ei saa, aga selline lahe asjandus. Ma pean ilmselt ikkagi natukene suurema mängukaare talle soetama, et ta saaks nagu hiljem nagu pöörata ka seal all. Et selline armas väike mängumatikene pisikesele Peepsule. Siia saab erinevaid kõristeid siis panna, neid saab siin vahetada. Siin on sellised kinnituskohad, et jaa, täitsa asjalik. Ja viimane asi on siis selline mähkme kotikene. Selline, vaadake kui ilus, see on hall ja seest on selline erkroosa, siuke nagu, ma ei tea, nagu kõige ilusam roosa üldse. Ja siin on hästi palju taskuid, siin ees on ja see sisu saab seest ära ka võtta. See on siis krõpsudega kinnitatav, eemaldatav, saab seda pesta ka mingil määral. Ja siin on siis selline lukuga pool ka, siia saab midagi peitu panna. Vau, vaadake, selline tasku. Siia saab panna vabalt mingised juukseharjad või käärid kas või. Väga lahe. Siia lähevad siis mähkmed, vajalikud kreemid, puudrid, mänguasjad, tatilapid. See on nagu väga hea ühest toast teise tassida. Esialgu mul ei olnud plaanis osta siis seda mähkmelauda ka, kuna Rovaniga ma vahetasin alati diivani või voodi peal või põrandal, aga nüüd mul on mähkmelaud ka, aga see tuleb ikkagi kasuks. Ja ma mõtlen isegi, et kui on kiire ja kuskile vaja minna jooksuga, siis ma haaran selle lihtsalt kaasa ja viskan autosse. Aga see on ilmselt kõik, mis praegu mul teile näidata on. Mõtlesin, et teen väikse video. Muidugi mul on paar asja tulemata. Ma tellisin ka mängumatid. Need on päris kaua juba teel olnud, aga kui nad tulevad, siis ma näitan teile kindlasti. Ma arvan, et võib-olla Instagramis siis. Ma tellisin voodile selle baldahiini.
see pole ka tulnud ja midagi oli veel. Ühed sellised korvikesed tellisin ka nagu seina peale kinnitamiseks. Aga mul on teile üks update ka. Nimelt, kui mäletate, siis ma ei olnud päris 100% kindel, kas tuleb tüdruk, sellepärast, et esimeses ultrahelis tal olid jalad nii risti ja ämmakas ei olnud kindel, et kas on siis tüdruk või ei ole. Aga nüüd ma käisin teises ultrahelis ja kinnitati ära 100%, et tegu on tüdrukuga ja ma ise veendusin ka selles. Seega murekoorem on nüüd kadunud, ma võin rahus edasi elada oma roosades unistustes ja veenduda selles, et ikkagi sünnib tüdruk. Nii et ja, olge tublid ja terved ja kohtume varsti. Nii et tšau!